siuke kurioosne lugu, kus mängus ka Peeter Võsa ja väga rõve videoklipp. Ja ühel hommikul ta siis lahkus oma korterist, mis asus Manhattanil, kuigi ma ei kujuta ette, kuidas õpetaja palgaga seal nagu korterit saab lubada endale. Carrie Bradshaw level Delulu. Tere, armsad külmaväristajad ja kikimõrdjate sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Pipi, piksup, Heidi. Piksuk. Täna oli koolis olnud lastel supipäev, nii et ma võin pikksupp olla küll täna. Mina ka võin olla, sest mul on olnud 2 päeva järjest supipäev, sest ma olen haige ja see on ainuke, mis tundus, et võiks olla. Nii et excuse moi, et mul on selline hääl, see on parem kui oli eile ja rohkem kui oli üleeile, aga sellegipoolest alles on riismed, mida ma endast kokku kogun. Ja kui keegi on mõelnud, miks te vaatate neid rääkivaid päid, et huvitavam oleks vaadata, kuidas värv seinal kuivab, siis palun väga, tänases saates te saate vaadata, kuidas mu juuksed reaalajas kuivavad. Sest et ma mõtlesin, et ma ikka pean ennast kokku võtma, kui ma tulen ikka siin teie ette, et haigust natuke maha pasima enda pealt. Muidugi olekski nii lihtne, et lihtsalt lähed pesad haiguse maha ja ongi kõik. Kindlasti mingites vanades haigustes on niimoodi olnud. Koolera näiteks. Kasutab puhast joogivett. Aga enne kui me läheme saate juurde, siis mul meenus, et mul ei meenunud. Ma käisin eelmine nädal pärast seda, kui me salvesime. Nii. Ei ole nii, et eelmine nädal pidin rääkima, aga pärast seda, kui salvesime, käisin neljapäeval kooliga arhitektuurimuuseumis, mis teatavasti asub seal Rotermanni kvartali vahealal. Nii, okei, ma ei tea, kus see asub. Ühesõnaga, see on, ma tahaks öelda, et see on suur vana soolaladu, aga ma ei ole kindel, ühesõnaga ta on siuke vana. Seal kandis, okei, nii. Jah, et vana siuke paegivist hoone, kuhu tahaks nii minna tondijahile, sest et need vanad hooned, need hoiavad kindlasti just oma teist. Ja käisime vaatamas sellist näitust nagu Suur-Tallinn 12 ulma ja siis seal on üks äge, soovitan minna muidugi, hullult äge ekspositsioon. Oota, ma kohe ütlen, panin nüüd selle juba eest ära, aga ma kirjutasin seda reflektsiooni just sellepärast mul tuli meelde, et ma pidin rääkima. Tõnis Kaasiku töö nimega Tüünid mikrorajoon. Paneme selle pildi ka siia, siis te näete, mida ma mõtlen. See on selline mikrorajooni skulptuurid liiva peal, siuksed inimese kõrgused, hallid plokid, mis siis kujutavad neid mikrorajooni majakesi, hullult äge. Ja siis nagu muu hulgas meil seal külastusjuht lasi libiseda, et ühesõnaga, see on kõik need eksponaadid on liiva peal, nagu liivahunnikute peal, kuhu keegi ei tohi astuda ja see tüünid ise, see mikrorajooni, need skulptuurid on nagu hästi tihedalt koos, et sinna ei mahugi nagu vahele. Ja ta ütles, et mõnikord hommikuti ta näeb seal jälgi. Et nagu... Ja ta ütles seda siis, kui sina oled nagu külastaja hulgas. Ja et ühesõnaga muuseumides ärkavad asjad ellu, seda meie teame Heidiga juba väga hästi. Olles siin muuseumi ööga lähedalt seotud, nii et te hakkate veel seda muuseumi juttu kuulma, nii et pange oma vaim valmis. Aga minge vaadake seda ja te saate aru, kui creepy on mõelda, et öösel keegi kõnnib seal vahe, kus nad tulevad, kes need on, nagu väga äge, igal juhul. See kõlab küll lahedalt, jah. Ja lisaks sellele mul on täiesti pöörased unenäod, kus ühes unes mu eks tuli mind tapma ja nagu ma nagu for real teadsin, et ma saatsin mingi palgamõrvari, kes, ma veel ütlesin Taanile, et kaitse mind ja siis ta oli mingi
kuidagi ta jäi vist natuke hiljaks või ma ei tea, mis tal nagu oli, et igal juhul ta tuli minu ja selle mehe vahele, aga see mees oli nagu mingi, pani tal juba mingit eetrit näkku ja siis ta oli lihtsalt mingi kukkus kokku. Ja siis ma olin mingi, ma olen valmis surema. Ja siis mingi naine veel võttis sõna, öeldes, et ma ei tundnud sind väga hästi, aga noh, vähemalt siit teks, et ei olnud su raamatuidki lugenud, siis ma olin mingi, okei. Ja siis tuli mingi teine palgamõrvar uksest ja see naine hakkas väljuma ja mingi kass jäi neile nagu jalgade vahele ja siis see palgamõrvar või mis iganes kant astus sellele kassile nagu straight on selja peale ja ma selle peale ehmatasin ennast ülesse enne nagu surma. Ühesõnaga, ei ole olnud tore olla haige ja näha mingeid luulusid. No aga sa ei saanud surma vähemalt siis ju. Nojah, aga see kass võib-olla sai. Ma ei tea, ta ei teinud häält õnneks. Nii et võib-olla... Aga... Äkki see kummituskass. Jah, kes tuli mind päästma. Saadeti sinu unenäosse selleks, et sa saaksid päästetud, jah? Jah, just. Kuidas sul paranormaalsega? Ja siin ma ei mõtle sporti. Ma tean, et see tuli. Seal ei ole midagi paranormaalselt juhtunud ka praegu, aga ma ei tea, vist ei ole nagu midagi kuulda olnud. Vist. Praegu ei tule küll, jah. No aga lähme siis saate juurde. Mul on siin omast arust päris põnevad lood varuks sel korral. Neist ühe puhul saame tänada kuulajat, kes meile saatis vihje. Teise puhul on üks bändikas ja kolmanda puhul on rõve, aga see järjekord siin muutub. Ja et ma ütlen siis, milline on milline. Ja ma ei tea, kas siin tuleb mingi teema ka. Ma ei tea. Eks me näe, kas tuleb või ei tule. Aga ma ei tea, ma siis alustan äkki või? Nii, ma pean siis kopima ühe lingi, sellepärast, et siin käib videoga kaasas, mida sina saad vaadata ja saavad siis vaadata ekraanil ka meie vaatajad. Kui sa ei ole veel YouTube'is, siis miks sa ei ole YouTube'is? Saad vaadata, kuidas mu juuksed kujuvad reaalajas ja siis näed ka seda videoklippi, mis selle looga kaasas käib. Ja YouTube'is leiad siis Kikimoorid nime alt ja Patreonis ka näeb videot patreon.com Kikimoorid. Aga jäi see lugu mulle silma vist kas TikTokist või Threadsist, enne vist TikTokist ja siis leidsin Threadsist asju juurde. Ja loomulikult Tigar oli ikkagi põhiline allikas, aga 96 aasta siis, kui reedel 9. veebruari hilisõhtul puhkes siis Tallinna psühhiaatria haigla ühes ravihoones võimas tulekahju. Ja seal hukkus siis 8 ja sai kannatada 7 haigla patsienti. Ehk siis reedel 3:12 õhtul, me räägime siis Seevaldist, eks ole, puhkes siis Paldiski maanteel asuva haigla 3. ravikorpuses võimas tulekahju ja need 8 hukkunut olid siis vanemad mehed. Selleks hetkeks, kui see artikkel ilmus, oli siis 11. veebruar, Sõnumi leht, et 4 isik oli siis selleks hetkeks kindlaks tehtud. Ja nad ootasid seal, et neid saadetakse hooldekodusse. Ja 7 põlengus vigastada saanud viidi siis Keila haiglasse ja 1 toodi siis juba 11. veebruaril psühhiaatria haiglasse tagasi. Ja pühapäeva pärastlõunal, siis paar päeva hiljem, tegemist on siis veebruarikuuga, saagisid siis Tallinna tuletõrje ja Päästeameti töötajad jää seest välja viimast 2 tulekahjus hukkunud patsienti ja ülejäänud olid juba varem siis haiglast välja toodud. Ja päästetöö käigus siis libastus 1 tuletõrje ja murdis veel jalaluu. Ja nüüd ma panen sulle selle video ja ettevaatus siis häirivad kaadrid. Ehk siis siin on siis näide sellest, kuidas 96. aastal esiteks, see vist on Aktuaalne Kaamera, kui ma ei eksi, kuidas siis näidati asju telekas. Nädalavahetusel hukkus tulekahjudes 13 inimest. Richard Holbrook ja Päästeameti töötajad saagisid täna jää seest välja 4 Tallinna psühhiaatria haigla põlengus hukkunud patsienti. Kokku sai haigla tulekahjus surma 8 haiget. Järgnevad kaadrid ei ole lastele soovitavad.
reede hilisõhtul puhkes Tallinna psühhiaatriahaigla 3. ravikorpuses võimas tulekahju, milles hukkus 8 haigla patsienti, 7 vaimuhaiget viidi erinevate vigastustega Keila haiglasse. Täna hommikuse visiidi põhjal on psühhiaatriahaiglas olukord rahulik, patsiendid suhtuvad haigete ümberpaigutusse mõistvalt ja põlenud hoone esimesel korrusel asus veel naisteosakond ja samuti raviosakond erirežiimiga ohtlikele ravialustele, kellest ei pääsenud siiski keegi põgenema. Niimoodi vä? Niimoodi näidati meil siis päästetöid. Ja see video on siis pärit Mart Sooniku Threadsist. Mart Soonik on siis, praegu ta on vist kommunikatsiooniõppejõud. Ma mäletan, et ta oli mul, kui ma kommunikatsiooni magistrisse astusin, siis ta oli mul vastuvõttu komisjonis ja andis vist ka mingeid loenguid, nii et tema siis viskas sellise, kuna see oli tema reportaaž, siis viskas sellise mineviku meenutuse oma Threadsi. Muideks, ma olen Threadsis üliaktiivne viimasel ajal, see on ainukene sotsiaalmeedia, kus ma viitsin olla, nii et tulge jälgida ja mingid seal. Aga igal juhul siis, mis siis toimus? Et esialgsetel andmetel puhkes siis tuli 1910. aastal ehitatud maja teisel korrusel 10. meesteosakonnas ja selle avastas siis üks ringkäiku teinud töötaja. Hullult kaua, või no tegelikult ma ei tea, kas see on nüüd kaua või vähe, aga igal juhul lokaliseeriti tulekahju siis öösel kella 5 paiku ja kustutustöid raskendas siis kehv tehnika. Ma tänan, ja aitäh moraalse toe eest. Kes ei näinud, siis lihtsalt naesu pani mulle käppa õlale praegu. Ja mitu autot läks ka tööde käigus rivist välja. Ja laupäeva õhtul siis alustati maha põlenud hoone keldritest umbes 1000 kantmeetri vee välja pumpamist, mis siis jäätumise korral oleks võinud seda maja vundamenti veelgi ohustada. Ja siis hakati muidugi spekuleerima, et mis siis nagu juhtus. Kas oli süütamine? Sõnumi lehele ütles siis kustutustööde juht Karen Soosalu, et ei usu, et põlengu põhjustas süütamine, kuna see asutus on ikkagi kinnine. Oleme tehniliste töötajatega arutanud, millest tuli võis lahti minna, kuid seni puuduvad meil versioonid. Seda tunnistas siis sõnumi lehele psühhiaatriahaigla peaarst Andres Lehtmets. Ja tema arvates ei saanud tulekahju põhjustada ka ülekütmine, kuna soojuse vool on haiglas korras. Ja sel hetkel, kui siis tuli puhkas, oli siis haigla 3. korpuses kokku 87 ravialust ja 12 haiglatöötajat ja kokku on seal üldse siis voodikohti 114 patsiendile või oli. Ja haigete evakueerimist põlevast hoonest raskendasid siis muidugi need trellid, mis olid akende ees, kitsad trepid, külm ilm. Ja Lehtmets muidugi ütles siis, et kõik toimus nagu suurema paanikata, kõik hindasid olukorda nii kainelt kui vähegi võimalik oli. Ja siis märgiti ära veel, et esimesel korrusel asus naiste osakond ja samuti raviosakond erirežiimiga ohtlikele ravialustele, kellest ei pääsenud küll keegi põgenema. Ja tulest õnnetust päästa siis lisaks sundraviosakonna patsientide kriminaaltoimikud ja dokumendid ja siis nende patsientide haiguslood. Ja Lehtmets kinnitas siis, et kõik tulest pääsenud patsiendid on ümber paigutatud, et olukord on rahulik ja Sotsiaalministeeriumist kinnitati siis, et need 29 patsienti, kellel ei olnud kohta, et neile siis leitakse erihooldekodudes kohad. Ja traagilises haiglapõlengus hukkunud omastele avaldas siis kaastunnet ka president Lennart Meri ja Vabariigi valitsus. Aga juba järgmisel päeval kirjutas Eesti Päevaleht, et põlengu taust võib siiski olla kriminaalne ja seotud 4 Rummu vangilaagrist haiglasse uuringutele toodud vangiga. Ja siin tuleb meil mängu siis legendaarne Peeter Võsa, kes siis toona oli Tallinna tuletõrje ja päästemeti pressiesindaja. Tsiteerin. Tegelikult ka oli või? Jah, oli jah. Sealt ilmselt ka tema huvi kogu krimi teema vastu algas. Nii, tsiteerin. Kui päästetöötajad hakkasid haigeid tulekahju ajal 3. korpusest evakueerima, olid ühes palatis juba mineku valmis umbes 4 meest. Kõigil korralikud riided seljas ja mantlidki kinni nööbitud. Ahaa, okei. Ja USA sõnul ootasid mehed majast välja toimetamist esimesel korrusel asuvas erirežiimiga patsientide raviosakonnas. Ja ta ütles, et kui tavaliselt olid siis kõik riidekapid suletud, siis nende meeste kappidel olid lukud lahti murtud. Ja Võsa arvas, või tema andmetel siis sai tulekahju alguse 100 vanuse hoone 2. korruse suitsetamisruumist.
ja ei olla siis välistatud, et just see rummust või rummult pärit nelik võis siis korraldada põgenemiseks tulekahju, et nagu põgeneda. Mulle tundub, et ta on siin nagu võsalikult võtnud võib-olla mingid vabadused, mida võib-olla see Päästeamet ei tahtnud, et võetaks. Aga sest, et näiteks jälle siin see peaarst tuleb mängu Lehtmets, tema ütles, et tema ei kommenteeri, et see on nii delikaatne küsimus, ei võta seisukohta. Võin vaid seda öelda, et meie arvates ei põhjustanud tulekahjurikked maja elektrisüsteemis. Ja ta ütles siis ka, et põlengu põhjuste uurimisega tegeleb lisaks ka veel üks haiglatöötaja, kes siis räägib nii personali kui patsientidega, et aru saada, mis täpselt toimus. Ja lisaks siis ütles see peaarst, et ükski 79 ravialusest, kes põlengust eluga pääsesid, ei pääsenud põgenema ja lükkas ümber ka kuulduse, et pühapäeva õhtul oli siis siin on kasutatud väljendit vaimuhaigla, loomulikult me enam ei kasuta seda, aga siis, et oli haiglale tehtud pommiähvardus, mille ajal põgenes 28-aastane patsient Aleksandr Serebriannikov. Tsiteerin, haiglatöötajad meiega lepingu alusel koostööd tegev turvafirma suutsid tagada kontrolli nii haigete kui territooriumi üle, kinnitas Lehtmets. Nii et ühesõnaga, seal oli siis ka pommiähvardus olnud. Kas siis Serebriannikov põgenes või mitte? Võib-olla ta põgenes, aga ta saadi kätte enne, kui ta territooriumit välja sai. Ma ei tea. Ja siis Tallinna uurimisbüroo direktor Kalle Järvekülg ütles, et tema arvab, et ikkagi, et see mingi tehniline rike küttesüsteemis on põhjuseks või siis mingi lohakas ümberkäimine lahtise tulega. Ja ühesõnaga hakati siis seal asja nagu uurima. Aga juba juulis kirjutas siis Sõnumileht, et vaimuhangla jällegi see sõna, mida me ei kasuta enam, et see haiglapõlengu põhjus jääb saladuseks. Ja see juurdlus, mis siis algatati psühhiaatria haiglapõlengu põhjuste väljaselgitamiseks, jäi tulemusteta. Ja see Tallinna uurimisbüroo direktor Kalle Järvekülg ütles, et peatasime uurimise, kuna ei suutnud tuvastada, kellele põlengu põhjustamises süüdistus esitada. Ja ta ei osanud öelda, kas üldse kui, siis millal uurimine võiks jätkuda. Nii et selline lugu arutati siis ka seda taastamistega. Minu meelest ei seda tehtud, vaid ehitati ju vist uued hooned ja et neid põlenud seda korpusmaja võib ilmselt senimaani vaadata seal pargis, kui jalutada. Nii et selline kurioosne lugu, kus mängus ka Peeter Võsa ja väga rõve videoklipp. See videoklipp oli ikka erakordselt rõve. Aga minul on lõpus lugu ühest naisest, kes kadus mustmiljon korda oma elu jooksul täiesti eeldatult ära. Nagu Agatha Christie, aga tema tegi seda vist ühe korra. Imeline, ma tahaks olla vahepeal see naine. Tahaks olla või? No ütleme nii, et ma arvan, et see naine sa olla ei tahaks. Selle naise nimeks siis Hannah Up. Mõtlesin, et eestipäraselt võiks teda kutsuda lihtsalt Anna Upiks. Oleks või nagu üleva annaks, ülapoole annaks, ma ei tea. Hanna Upp, okei. Upi Anna. Upi Anna. Ja tema oli siis 2008. aasta augustis 23-aastane, pidas õpetaja ametit New Yorgis. Ta oli hästi sportlik ja aktiivne ja armastas jooksmas käia ja ühel hommikul ta siis lahkus oma korterist, mis asus Manhattanil, kuigi ma ei kujuta ette, kuidas õpetaja palgaga seal nagu korterit saab lubada endale. Carrie Bradshaw level Delulu. Ja umbes. Ja ta ei ilmunud tööle. Ja kui ta telefonile ka ei vastanud ja kolleegid temast midagi ei kuulnud, siis teatati, et Hanna on kadunud. Ja teda otsiti pikalt, selles mõttes ikka päevi ja otsing siis lõppes ootamatult, kui üks praamijuht märkas East Riveri vees naist. Ja tuli välja, et see oli Hanna. Ta oli elus. Ta oli nagu üsna okeis seisundis füüsiliselt, aga tal oli null mälu selles osas, mis eelnevatel päevadel toimunud oli. Ja see chillis vees. I don't know. Igal juhul, tal polnud aimugi, kuidas ta jõkke sattus,
kus ta vahepeal käis? No ei tea. Okei. Ja arstid siis diagnoosisid tal siukse seisundi nagu dissotsiatiivne fuuga, mis tähendab siis seda põhimõtteliselt, et kui inimesel see on, siis ta võib ühel täiesti suvalisel hetkel lihtsalt oma elust jahad teha. Mul Läheb täiesti minema kindel, et lihtsalt. sellel on tänapäeval parem nimetus. Võib-olla. Ja ühesõnaga ta nagu lähebki siis ja toimetab normaalselt, elab nagu pealtnäha normaalset elu, aga ajutiselt on lihtsalt nagu mälu kadunud. Kui Mingi creepy. siuke on ju, täiega vastik. Igal juhul 5 aastat hiljem, siis 2013 töötas Hanna jälle õpetajana, aga nüüd Marylandis ja kadus taas ära. Ja lahkus kodust, jättis kõik isiklikud esemed telefoni maha, tööle ei ilmunud ja jälle mõned päevad hiljem leiti ta elusalt, aga jälle mälukaotusega. Jälle ei mäletanud, kus ta oli olnud, mida ta oli teinud ja arstid vaatasid üle asja ja ütlesid, et jep, uus episood oli. Aga siuke korduv värk selle diagnoosi puhul pidavat olema nagu hästi haruldane, et enamik inimesi, kui üldse kogeb seda, siis see käib nagu kord elus, mitte nagu mingi iga mõne aasta tagant uuesti on ju. Aga tema puhul see oli siis juba teine selline dokumenteeritud episood. Nüüd lähme natuke veel edasi ajas, jõuame aastasse 2017, kui ta siis elas meil USA-s Neitsi saartel. Jälle töötas seal õpetajana, oli endale kohalikus kogukonnas siukse väga sooja koha välja teeninud, armastas väga ookeanis varahommikuti ujumas käia. Oi, naine, ma hoiaks veest nii kaugele eemale kui võimalik. On ju. 2018. septembri hommikul nähti teda siis suundumas Safiiriranna poole. See on nii seksikas minu meelest, oh my god, ma ei või. Ja ilm oli siuke kahtlane, sest et see piirkond ta oli juba saanud kannatada, sest et seal käis siukene orkaan nagu Irmakene ja uus torm, orkaan Maria oli parasjagu lähenemas siis. Ja kui Hanna tagasi ei tulnud, algasid 3. otsingud. Orkaanide vahel, orkaani hooajal üldse minna nagu on such white shit nagu. Ma ei tea, see on nii hea. Aga otsingud algasid küll, aga mõned päevad hiljem juba siis tuligi Maria platsi ja põhjustas väga ulatuslikku hävingut. Ehk siis läks kõik elektrivõrk, igasugune side katkes on ju, teed muutusid läbimatus, mis tähendas siis omakorda seda, et Hanna otsingud variant A kas tulid nagu katkestada või variant B tuli suunata kogu see ressurss nagu ellu jäänud inimeste päästmisele. No muidugi valitakse ikkagi see, mis on nagu tõenäolisemalt rohkem kasulik. No just. Ja Hanna jäigi kadunuks ja mõni aeg hiljem leiti siis lähedal asuvalt saarelt tugevalt lagunenud surnukeha, aga seda ei suudetud kindlalt tuvastada. Ehk siis ametlikku kinnitust selle kohta, kas ta sai surma, kui kas ta on surnud, pole siiamaani. 8 aastat on möödas sellest. Okei, no vähemalt on see, ei lähe mustrisse, ehk siis võiks nagu arvata, aga DNA? I don't know. Igal juhul see variant minu meelest, et ta läks ujuma ja see orkaan ja kõik see võttis ta ikkagi nagu omale. Aga see diagnoos nagu, see on nii scary mu meelest, et ma nagu me viskame siin nalja. Ja põhimõtteliselt ongi su aju nagu lülitab välja ennast, läheb mingi teise paralleelse mingi asja peale ja sa oled nagu nipsust teine inimene põhimõtteliselt mingi aeg. Ja siis avastad. Dissotsiatiivne isiksushäire on ju. Ja igal juhul ja tema pere siis siiamaani ei ole lõplikku vastust saanud, et kuigi ta tuli 2 korda ilma mäluta, aga elusalt tagasi, siis 3. kord ei läinud üldse nii hästi. Oh my god, ma räägin, meie viskame siin nalja oma mälu üle, aga ei soovi ja nii kahju.
mida me ka soovime, on tänada meie toetajaid. Yay! YouTube'is saab meiega liituda, seal saab peaaegu samad boonused, mis Patreoniga liitudes, võib-olla mõni üksik on vähem, seal on ka ainult üks tase, millega liituda. Aga no mis need boonused on? Boonusosad, mida saab kuulata, kui te meid toetate, saate saated varem kätte. Tondijahid saate suisa nädal aega varem kätte ja saate hääletada saate teemat. Vist peaksimegi panema järgmised. Võiks panna küll, jah. Võiks panna küll. Ärge selles mõttes meest sõnast sarvest võtke, teate küll meid arvame. No kunagi me paneme. Kunagi me paneme lähiajal. Ja siis me igas saates ka tahame öelda aitäh nimeliselt. Nii et äkki sa alustad siis YouTube'iga? Ma alustan YouTube'iga, aga mina näen siin küll, et meil on täitsa erinevad kategooriad siin. Okay. Mina tegin selle, ma räägin Maaju. Igal juhul meil on siin VIP külmaveristaja Kaljukits, aitäh sulle. Ja siis meil on siin külmaveristajad Ave, Alice, Jaanika, Steffi, Õnne, I don't know, Maret, Jane, Egle, Mängunurk, Liisi, Kertu, Marek, Marge, Õnneli, Kati, Saša, Maarja, Martin ja Pirjo. Aitäh! Ja nii YouTube'is kui Patreonis saab nimesid vahetada, te saate seda kasutada ka selleks, et näiteks enda mingit asja plaagida, reklaami teha või meid naerma ajada ja seda ma sinu naasti panen, ma võtan kohe Patreoni lahti. Ei, ma lihtsalt, ma ei saa mitte midagi aru sellest, ootan huviga. Ühesõnaga, kui te olete esmakordsed kuulajad, siis minu kallim Daniel armastab panna iga nädal midagi crazy't oma nimeks, mida ma olen sunnitud ette lugema, nagu talle meeldib alati mulle nina lõõrda ja siis minu ainus tingimus on olnud tal nüüd viimasel ajal, et see peaks olema midagi sellist, mis ei ole liiga inside, mida ma saan seletada ja on teistele ka kuulates naljakas. Võib-olla tahaks loota. Aga aitäh siis VIP-külmaveristajatele Indrek, Mumme Volkergeist, Karina, kellel on silmadeks tähed ja Anne-Mai ja okei. Palun selgita. Ma tean, mis see tähendab, aga siin on nüüd niimoodi, et on Norde, siis on konna emoji, siis on see crazy emoji, siis on aju emoji ja siis on B-püstoli emoji, ütleme siis niimoodi. Ja ma ei tea, miks ta tahab ennast inkrimineerida nõndaks, aga ma ei tea, miks ta tahab ennast inkrimineerida nõnda, aga igal juhul ma loen siis selle niimoodi, et Nordeconi hullud, ma ei tea, las kahjusesse. Okei. Kui te panete kokku Norde ja Kon, siis te saate võib-olla pihta. Aga igal juhul siis aitäh Kikide sõpradele, kelleks on Pilleriin, Hufflepuff, keda ümbritsevad emojid kummitus ja ükserük, Bendix, Heiks ja Evil Devil selle emojiga. Ja aitäh külmaväristada Endre, Kelly, Kärekiga, Issand Sült või siis Isand Sült, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Kärekiga, Kadi, Oliver, Krista, Viirastus, Väike Grete, Valgesiil, Ellu, Helina, Ghost emoji, kõrvitsa emoji, Liina, Kersti, Erki, Ansu, Marta ja Märtsi Jänes Ghost emojiga. Ja aitäh Ilona, Anne, Tondiste, Kristin, Regli, Annika, Kristi, No Name, Airi Juhu, mu raamat on nüüd ka Soome kirjastuses. Palun ütle pealkiri! Ongi noh. Häli, Eleni, Anuvello, Karena, kiiritatud põldnugis. Okei, ma tänan. Kretsu, Diana from the Moon, Kelly, Bell, Kratu, Käti, siis meil on siin veel eksistentsiaalkriisis paralleeldimensiooni humanoid, loomulikult.
Madara, Heili, Lihtsalt kõrvits, Eveliine, Tori, Dollhouse stuudio, Kummitusnukud on ka meil endiselt siin olemas. Paul ja Katariina. Juhu! Suur aitäh teile ja siis www.kikimoorid.ee on koht, kus saab ka meile kirju saata ja kikimoorid.gmail on koht, kus meile saab kirju saata ja fännikaup on ka täitsa kikimoorid.ee lehel olemas ja mul on sinna varsti head huvitavad mõtted, mida ma sinuga arutan, et teha seda veelgi eksklusiivsemaks. Aga lähme siit edasi, sellepärast, et mul teine lugu on ka siuke paras juhverdis. Ja siin siis jälle Threadsist sain selle vihje, aga alles lõpus siis avaldan selle püandikese. Igal juhul me lähme 1935. aastasse ja 21. september oli siis laupäev ja tõenäoliselt oli see ilus päev, sellepärast et Adolf Lillemann oli siis Võsul oma suvituskoha juures majas ja otsustanud hakata siis mustusauku kaevama ja avastas siis umbes 30 sentimeetri sügavuselt oma maja õuest mullast inimese pealuu. Ja muidugi hakkas ta siis ettevaatlikult seal edasi kaevama ja tuli siis välja kogu luustik. Ja nagu öeldud, siis leid oli päris juhuslikult mustaveeauku kaevates, sattus siis läbi kätte see pealuu ja siis ta seal natuke positsioneeris ja siis sai aru, et ta peab minema siis kõrval asuvale Wilhelmine Sanderi õuele, kus siis seal 1,5 meetri sealt alalt leiti siis ka laiba keha. Ja kui nad siis hakkasid uurima neid luutükke lähemalt, siis selgus, et enne mahamatmist oli siis ohvrit metsikult piinatud. Mõlemad sääreluud, roided ja reieluud olid siis puruks murtud või siis puruks pekstud ja ühte reieluud vaadeldes siis paistis, et luumurded olid siis tekkinud ikkagi suure tõenäosusega kas murdmise või löömise tagajärjel. Ja kuna siis üle luude leiukoha asus plank, mis oli ehitatud 15 aastat tagasi ja need aias, need Wilhelmine aias olid kirsipuud, mis olid üle 10 aasta vanad, või siis arvata, et see laip on seal olnud vähemalt 15 aastat, ehk siis enne 1920. aastat. Saan teile väikse ajalootunni jälle teha. Riidetükk ega nööpe hauast ei leitud ja võis siis arvata, et mahamatmisel oli laip täiesti alasti. Ainus asi, mis leiti, oli siis poolkõdunenud riidest toatuhvel. Ja kõik siis laiba matmise juures viitas, et mingid kuritööd üritati varjata, et kuna näiteks taudi ja sõjaohvreid maeti tavaliselt ikkagi sügavamale. Aga mis siis toimus seal 20, 21, 22 aastat tagasi? 1819 talvel vallutasid siis bolševike väed osa Eesti aladest ja seal kehtestati revolutsiooniline võim, nõnda nimetatud Eesti töörahva kommuun ja sellel ajal siis tegutsesid mitmel pool revolutsioonilised tribunalid, kes siis mõistsid kiirkorras surmaotsuseid inimestele, keda siis süüdistati kontrrevolutsioonis ehk siis tegelikult siis Eesti Vabariigi iseseisvuse eest võitlemises. Ja ajaloolased hindavad, et punase terrori ohvriks langes siis toona Eestis ligikaudu 500–700 inimest ja loomulikult ei olnud mingit põhjalikku uurimist, kõik need hukkamised olid ikkagi suhteliselt punastele omased, ütleme niimoodi. Ja Virumaal ja Rakvere ümbruses tegutsesid samuti need tribunalid ja osa ohvreid maeti väga suure kiiruga metsadesse või eramaadele ja seetõttu polnud üldse ime, et veel aastakümneid hiljem ehitustööde käigus siukseid teadmata haudu päevavalgele tuli. Ja toonased lehed siis kirjutasid, et kohalikud elanikud olid väga veendunud, et tegemist oligi ühe enamlaste veretöö ohvriga, et siis üks endisi enamlaste tribunali liikmeid elas suhteliselt seal luude leiukoha lähedal ja teati rääkida, et tema korteris asus ka tribunal, aga ühtegi nime ei mainitud, nii et ma ei saanud seda asja edasi uurida. Ja üksikud vangid, kes olid siis eluga pääsenud tribunalist, olid siis õudusega jutustanud, kui metsikud need tribunali piinamised ikkagi olid. Et Järva Teataja näiteks kirjutas, et
et kohalikud mäletavad seda punaste hirmuaega ikkagi väga selgelt, et kohapealsed kommunistid olid ikkagi väga agarad oma võimu kasutama ja tegutsema. Ja seda tõendas siis ka see leitud laibaluustik, et kuna pea oli terve, et siis tundus, et noh, ju seda piinamist kasutati mingi info väljapressimiseks. Ja teati isegi seda kinnitada, et sinna oli maetud maha üks tundmatu isik, kelle siis enamlased olid kuskilt kaugemalt endaga kaasa toonud. Ja see oli ka hästi tavaline praktika, et neid toodi kuskilt eemalt ja siis koha peal kuulati üle ja surmaotsused viidi täide siis kohalikes metsades. Ja vahel väga harva siis lähedastele öeldi, et umbkaudu kuskil, et sealt metsast võite otsida nagu. Õudne. Õudne. Aga valged tegutsesid muidugi seal ka, noh, ühesõnaga see oli sõda, on ju. Ja nad seal omavahel ikkagi tugevalt tantsid, et valgete keskus asus siis Võhmal ja punased vahel siis tõid valgeid Võsule ja saatnud siis sealt edasi Rakvere poole. Nii et võib siis arvata, et see võis olla ka üks siuke punaste tasumisakt valgete vastu ja siis surmaotsus, mis kohe siis täide viidi pärast piinamist. Aga noh, nagu öeldud, et see piinamise fakt oli luustikku vaadates nagu üsna selge. Ja see, et oli nii madalale nagu maetud, tundub, et kiirustati, et noh, lihtsalt ilmselt kas polnud aega või polnud püsivust sügavamat hauda kaevata. Et või siis arvati, et see majalähedane asukoht on piisavalt nagu hea. Ja kas siis tegemist oli mõne kohaliku elaniku luustikuga, ma vist nagu ei saanudki teada, et toona kirjutati, et Võsu külast polnud kedagi kadunuks jäänud ja kaasaegsed väljaanded siis ikkagi avaldasid lootust, et ehk selgub nagu Luukere ja leiukoha uurimusel midagi lähemalt. Politsei alustas uurimist, aga rohkem ma infot selle kohta ei leidnud. Kohalik jaoskonnaarst ütles jah, et see on keskealine mees ja maetud umbes 15-20 aastat tagasi. Ja Virumaa Teataja lisas omalt poolt, et sama hästi kui võib oletada punase terrorivägivalla tööd, võib oletada ka mõrva, sest et leitud luude juurest oli märgata kirvega raiumise jälgi, aga noh, see jällegi, noh, see sõjaga ulatused on ju, et selle raames igasuguseid asju on tehtud ja kasutatud sõja kattevarju, et oma jubedusi täide viia. Aga ma tooksin ühe sellise fakti veel välja, et Virumaal oli see punaste terror eriti verine, seal oli ka vist võim kõige kauem bolševike ja kommunistide käes. Näiteks Rakvere lähedal Palermo metsas hukkasid bolševikud 18. aasta lõpus ja 19. aasta alguses vähemalt 82 inimest ühes metsatukas siis. Ja kui Eesti väed linna tagasi vallutasid, leiti siis metsast 10 laipu, millel olid siis kuulihaavad, täägitorked, kägistamise jäljed ja paljud ohvrid jäidki tuvastamata. Nii et selles mõttes pole üldse nagu võimatu, et see 35. aastal leitud luustik kuulus mõnele vabadussõjaaegsele terroriohvrile. Aga see Lillemann Adolf, ka siis Aleksandri nimega, mille ta tõenäoliselt teatud ajahetkel ära muutis, kui Adolf ei olnud enam soositav nimi. Ta oli sündinud 1900. aastal, pärit Palmse vallast Virumaalt ja vabadussõja ajal teenis ta siis Scoutsrügemendi A-kompaniis ja ühes väeosaga võttis ta osa lahingutest Pihkva rindel, Karamõševo ja Ostrovo sihis, samuti Narva rindel ja mujal. Ja ta oli siis ka Vabadusristi kavaler ja see oli siis see püant minu jaoks oli see, et ta oli minu kunagise korterinaabri vanaisa. Et kui te tahate minna jälgima, siis Threadsis Andris 9 nime all on siis Andris, kellega ma kunagi omal ajal, ta oli vist mu esimene korterinaaber, kui ma Tallinnasse kolisin. Nii et tema oli see korterinaaber, kellega ma vaidlesin, et halljala peab olema kindlasti Saaremaal, sest et ta lõpeb jala lõpuga ja siis ta oli mingi, ei, ma olen Virumaalt, ma olen Halljalast, ma tean, et see ei ole Saaremaa. See on mul mingi core memory nagu, et kui enesekindlalt ma võisin 20. alguses vaielda inimesega, kes on Halljalalt. Ei, sa ei ole Virumaalt, sa raudselt Saaremaalt. Aga aitäh sulle, Andris, et sa seda lugu jagasid ja andsid ka loa seda siin jagada. Nii et tervitused siis ka Adolf Aleksander Lillemannile, et ta oli varemgi laipu näinud, nii et tõenäoliselt see teda väga verest välja ei löönud.
aga boonusosas mul tuleb ka üks kuulaja saadetud lookene. Minul tuleb nüüd hoopis kummituslookene ja boonusest tuleb ka üks kummituslookene. Hoiad lippu Ja kõrgel. kummitused hoian peopesal niimoodi kõrgel. Koorast on need mõlemad lood ja see esimene ausalt öeldes tuletas mulle ühte enda kogemust natukene meelde. Aga siiski on see, et rohkem ei tahaks, ei soovi. Peaasi, et tuletas meelde enda kogemust, mitte mõnda lugu, mida me oleme juba rääkinud. Enda kogemust. Nii, aga lugu siis selline. Ma ei olnud kunagi inimene, kes oleks uskunud kummitustesse. Ausalt öeldes oli mina alati see, kes naeris teiste lugude üle ja liidis pea igale asjale väga loogilise selgituse. Kuid siis olin just kolinud uude korterisse. See oli vana maja, aga renoveeritud. Kõik nägi välja väga puhas ja uus. Esimesed paar nädalat möödusid ilma ühegi probleemita. Magasin jube hästi ja tundsin end väga mõnusalt. Siis ühel ööl ärkasin ma järsku üles. Ma ei tea, mis mind äratas, aga ma olin täiesti ärkvel. Tuba oli pime, vaikne. Alguses tundus kõik normaalne, kuni ma tundsin midagi oma voodi jalutsis. Tunne oli nagu keegi oleks sinna istunud. Nägin, et madrats vajus alla. See on nagu Mu esimene mõte oli, et äkki mu keha on lihtsalt hulluks läinud või ma kujutan endale ette. Aga siis see jutumärkides raskus liikus aeglaselt voodis üles poole. Mul oli täna veits sarnane ja ma lihtsalt nagu, ma ei tahtnud vaadata ja ma mõtlesin, ma pärast kaamerast vaatan, sest see tunne oli nagu kass oleks mu jalgade kõrval ja ma lihtsalt palvetasin, et teeme nii, et see on kass, sest ma ei olnud märganud, et ta oleks hüpanud voodisse minuga. Ja lihtsalt mingil hetkel ma vist jäin magama ja siis mõtlesin, et ma ei hakka vaatama, sest et see tundus nagu kass, kes ennast vaikselt liigutab, kui ta nagu lakub ennast või niimoodi nagu. Ma eeldan, et see oli kass, aga ma tean seda tunnet väga hästi, ma just mõtlesin selle peale, et äkki see ei ole. Nii, aga see raskus siis ronis alt ülespoole. Iga natukese aja tagant kuulsin ma kerget voodinaginat. See heli oli nii reaalne, et mu süda hakkas meeletult peksma. Ma ei julgenud liigutada, ma ei julgenud isegi hingata. See raskus peatus. Ja siis ma tundsin, kuidas midagi külma mu pahkluud puudutas. See on see, mis oli tuttav osa. Mäletad? Ta tuli üles, siis midagi puudutas alt. Ja. Lõpetage. Midagi külma, mis on nagu eriti vastik. Ma ei kujutanud seda ette. See oli selge füüsiline puudutus, täpselt nagu kellegi käsi, aga ebainimlikult külm. Olin täiesti paanikas, aga mu keha ei liikunud. Lihtsalt lamasin seal, silmad lahti ja ootasin, et see kõik läbi saaks. Ja nii, nagu see tuli, nii see ka kadus. Raskus voodilt tõusis, madrats võttis oma vormi tagasi ja kõik oli täiesti normaalne jälle. Tol ööl ma enam ei maganud. Hommikul vaatasin oma jalga. Prepare yourself. Ja märkasin punakat jälge oma pahkluu ümber. Midagi. Külmakahjustus on see. Külmakahjustus, jah. Kontrollisin korterit. Kõik tundus normaalne. Ainuke asi, mida märkasin, oli see, et tool akna juures oli nihkunud. Ma olin täiesti kindel, et see oli olnud eelmisel õhtul teises kohas. Mõni päev hiljem rääkisin sellest oma naabrile. Ta jäi väga vaikseks ja küsis siis, millises toas ma täpselt magan. Kui ma talle ütlesin, muutus ta nägu. Ta ütles, et eelmine korteriomanik, kes olevat olnud miski vanem mees, oli selles toas surnud ja ta leiti sellest toast voodist, of course.
No see on hea, kui voodis selles mõttes aga ma mõtlen nagu, et tema kas jaoks. peab nagu uusi elanikke niimoodi näppimas käima öösiti või? Soovitav ei oleks vist jah, olenevalt See- uuest elanikust too. ei no jaa, aga nagu selles mõttes minu meelest võiks ikkagi meil olla ka paranormaalsuses mingisugused teatud kokkulepped ja reeglid. No me oleme Et- rääkinud, me saame ise neid reegleid ju luua ja paika panna. no aga ma keegi saan aru, võiks selle juba paika panna selles mõttes, et ei käi näppimas võõraid inimesi öösel, kui nad magavad. ja millest me siis saateid teeksime? Päevastest juhtumit. nojah, jah, et me saate nimi pole mingi Kikimoorid after Öösel. hours. Kikimoorid öösel. No aga selge, siis Heidil on sellised reeglid, nagu te kuulsite. Minul veel ei ole, ma lihtsalt sooviks, palun mitte enam unest näha mingeid ekse ja kolimisi ja õudukaid ja suremisi. Nagu, ja ma sooviks terveks ka saada, ma olen 2 nädalavahetust olnud järjest haige ja nüüd mul on nagu vaja terve olla. Alates kohe, okei, nüüd teeme saate ära, siis ma võin jälle haige olla. Aga homme ma peaks olema terve juba, mul on nii palju õppida ja teha sel nädalal. Igal juhul. Aitäh, et te mu vingumist kuulasite ja aitäh, et meiega olite. Ja siis valitud seltskonnaga me lähme siit pärast lõpumuusikat veel edasi järgmiste lugudega, millest te võib-olla kuulete natuke ka, kui te õiges kohas kuulete. Kuigi mõtlesin, miks me võiks panna YouTube'i seda? Tegelikult me võiks igale poole panna selle, selles Jaa. mõttes. Siis te saate teada olenemata kanalist, et millega me siin tegutseme, mis teid oodata võib ja Patreonis muideks on nädalaga tasuta täiesti prooviperioodi, nii et saate tulla ja kähku kõik asjad ära kuulata ja siis tellimuse katkestada, nii et no harm, no foul. Igal juhul ma loodan, et kevad algab teie jaoks mõnusalt, sest et 20. märtsil algab kevad, on kevadine pööripäev. Kuule, siis keeratakse kellaga või? Vist küll. Kevadine ei sobi mulle. Sügisene, jaa. Aga teate küll, mis me siin ikka pikalt jõhverdame, meil on veel mõned lood rääkida. Püsige kõhedad. Ja nagu ma teile vaikselt tiiserdasin, mis meil see eestikeelne väljend selle asemel on? Ühesõnaga, hoiatasin, et mul on lugu, mille saatis meile üks kuulaja ja ma küll ei otsinud seda kohta meie Kirstu vestluses välja, sest et Kirstu-Liis edastas selle pildina, et ta oli siis jällegi kuulaja nimi ei tea, kes see oli, aga oli võtnud tapeeti seinast ja leidnud siis seina pealt sellise loo tapeedi alt vana ajalehe. Ja ma siis otsisin selle loo ülesse, sellepärast, et oli intrigeeriv pealkiri Neiu veduri rataste all pooleks.